tervitus! Täna on reede, 13 reede. Olen alati olnud see, et 13 reede on just nagu siuksed imehead päevad. Aga mul on täna vaba päev. Mul on nagu väga palju parem olla, kui vahepeal mul siin oli. Olen mitmest asjast ikkagi aru saanud siin, eriti viimase paari päeva jooksul, et esiteks, mul on tõesti väga palju scrollimist. Ma scrollin väga palju. Number 2 asi on see, et ma ei ole homebody, mulle ei meeldi kodus olla, kui niimoodi lihtsalt nagu diivanil chillida ja eksisteerida. Mul oli eile ka siuke huvitav päev, kus ma tegelikult oli ainult üks klient. Olin eile ka hästi palju kodus ja ma istusin diivanil ja ma olin nagu mingi täiesti siuke bleh. Ja kui ma jalutasin ripsmetesse, siis ma olin nagu, et issand, kui mõnus on telefoni mitte näppida, värske õhu käes olla ja nii edasi. Ma otsustasin sotsiaalmeedia vaba päeva. Ma tegelikult täitsa kustutan ära Instagrami, TikTok. Mul on Instagramiga see asi, et ma kasutan seda väga palju chattimiseks, mistõttu nagu sellega on natuke väike siuke, et mul on raske praegu nagu seda täiesti ära kustutada. Kustutan täna ära siis 2 põhilist scrollimisauku. Keskendun sellele, et ma olen täna natuke rohkem telefonist eemal ja keskendun sellest, et ma ei oleks siin diivanil nagu mingi kaunistus. Hommik näeb natuke teistsugune välja, et ma praegu ei tohi ei vett ega mitte midagi juua. Lähen tegema täiendavaid analüüse seoses minu selle D-vitamiini toksise üledoosiga. Igatahes vaatame, mis need teised näitajad näitab ja siis me läheme Lottaga jooksma. Teema, mida kõik kogu aeg küsivad, mis ilmselgelt pakub palju kõneainet, on kaalulangetus. Kuidas ma kaotasin 33 kilo? Ja ma kavatsen seda teemat siin selles vlogis lahata. Vastan teie küsimustele. Ma kavatsen rääkida teile siis sellest oma teekonnast. Kuidas ma üldse sain niimoodi, et ma olin nagu niivõrd ülekaalus. Ma olin ikka severely rasvunud. Ma olen 180 pikk, ma olen väga pikk naine. Ma kaalusin, mu tippkaal oli 110. Tänaseks ma kaalun 75 kilo. Siis minu pikkuse osas 75. Näeb siuke välja siis, eks ole. Mul on väga suur lihas ka. Nagu on juhti mingi 2 minutit ja veri ongi antud. Ma ei hakanud Haapsaluse perearsti juurde sõitma, ma panin siin Synlabi tasulise aja endale. Kontrollime neerud ja teised asjad ka ikkagi üle, sest et võib tekitada probleeme. Ma lihtsalt ei suuda ära imestada, kui palju seda on. Põhimõtteliselt inglinumbrid. Eks ma usun väga seda ka, et umbes kui sa for example, sa ostad punase auto, sa hakkad igal pool punaseid autosid nägema. Sama asi on numbritega, aga see hulk, mis ma näen 2 ingli numbri kombinatsiooni kogu aeg, on lihtsalt ridiculous. Praegu ka 2 minuti jooksul ja praegu 3 minuti jooksul oli 4 korda siis juba kombinatsioon 777. Mul oli siin üks päev ka, kus oli ühe hommiku jooksul, ma käisin jooksma. Ma nägin 4 korda 777, umbes 7 korda on 111, mis on nagu ridiculously palju. Ja sama päeva õhtul, kui ma parkisin auto minna toidupoodi, siis mu taga oli auto number 777, kõrval oli auto number 777 ja minu vastas seal üle nagu parkimisplatsi minu ees oli 777. See on lihtsalt getting ridiculously, kui palju ma seda kõike näen. Ma nagu sihilikult ei vaata autonumbreid. Never ei vaata niimoodi. Aga ikka see autojuhina lihtsalt jälgib, mis ümberringi toimub. Ja kui sa korraks vilksamisi korraks sealt vaatama ja sul on nagu reaalselt paari minuti jooksul 3 autol 777. Teate, kui mõnus. Väga siuke mõnus rahulik jooks oli. Ülituuline oli, mis tõttu me tegime siukseid sinkavonkasid läbi Kadrioru. Minu jaoks Kadriorg on väga võõras kant. Kaalulangetuse teest siis on niimoodi, et ma mainisin, et ma kaalusin oma tippmomendil 110 kilo. See 110 kilo tegelikult oli siis circa 3 aastat tagasi. Backstory selline, ma olen tegelikult terve elu olnud väga aktiivne. Ma olen tegelenud 9 aastat iluvõimlemisega, igasuguste tantsude ja asjadega, aga ma ei ole kunagi tegelenud spordiga nagu siuksel nagu kõrgel tasemel. Ma olen kogu aeg olnud nii-öelda raskem tüdruk, ma ei ole olnud nagu paks kui siuke, ma olen ikkagi pikk ja sifakas, aga ma ei ole kunagi näiteks kõhuliha
lihas ei tulnud. Fit, aga mitte fit olnud kunagi. Mul tuli teismiga, eks ole, peale, kui hakkasid esimest korda päevad, siis mul läks kõik alla mäge. Nüüd tagantjärgi siis teame aga miks, aga mul ei käinud kunagi päevad õigesti, nagu lihtsalt full on shit show. Mul olid pool aastat järjest kogu aeg veritses, särgi. Ja siis sellega hakkas ka nagu vähe kaalutõus tulema, nagu kogu aeg, lihtsalt ainult nagu konstantselt tõusis. Aga ma olin väga freaking aktiivne. Kui ma olin siis äkki, ma tahaks öelda 16 või midagi, siis läksime naistearsti juurde ja seal mul lihtsalt pandi pillid peale. Noh, mida sa oskad teismeeas niimoodi nagu nõuda või mitte nõuda? Ma olin nagu okei, järelikult see on ainuke õige viis. Ma olin nõus ja järjest rohkem. Lihtsalt kaal ainult tõusis, nagu tõusis. Ma ei olnud nagu paks per se kui siuke, aga et ikkagi kõhtu oli ja sa nägid, et tõusis. Ja mul oli nagu ebamugav ikkagi kogu aeg. Kui ma sain 18, siis ma läksin lõualuu operatsioonile ja mille tõttu siis mul pandi hambad kinni ja ma päris mitu kuud ei saanud tahkeid toite süüa, mis tõttu ilmselgelt ma võtsin väga palju kaalust alla, siuke 10 kilo. Peale seda siis ka hakkasin tegelema Chase Streetiga, hakkasin tantsimas käima ja ma tegin seda väga intensiivselt, mis tõttu ma mingi vahe saavutasin nii-öelda väga hea vormi. Ma olin väga fit, ma olin väga sale, kõhulihaseid siiski kahjuks ikkagi üldse ei olnud, sest midagi oli kogu aeg, et keskosa oli kogu aeg nagu paistes. Päevadega oli räige shit show ikkagi, isegi kui pillid olid peal, kogu aeg oli mingi jama. Põhimõtteliselt siis ma kaalusin umbes sama palju, kui ma kaalun praegu. Ehk siis minu lõpupildid, kus ma kaalusin tegelikult rohkem, kui ma praegu kaalun, siis ma kaalusin 80 kilo, hetkel ma kaalun 75. Tallinnasse tulin natuke alati, kui on elu muutused, siis on ka nagu elustiili muutused. Ma käisin väga intensiivselt ikkagi Chase Streetis, snäkkisin, pidutsesin, you know it. Ja siis hakkas ka ikkagi vähehaavase kaalu ikkagi uuesti tõusma. Kogu mu elu vältel mul on ikkagi olnud hullud suured probleemid minu menstruaaltsükliga. Keegi mulle mingit diagnoosi, midagi sukest ei osanud panna, suruti pille peale ja nii edasi. Backstory'na aga ikkagi ka see, et ma olin tugevas ka depressioonis ka alates 17. eluaasta. Mul olid pillid ja mul oli samal ajal siis ka tegelikult antidepressandid peal. Ja Tallinnasse tulles absoluutselt kõik asjad süvenesid, päevadega olid suuremad probleemi, depressiooniga olid äärmiselt suured probleemid, ilmselgelt ma pidutsesin, kõik asjad nagu läksid alla mäge ja siis ma järjest konstantselt hakkasin kaalu juurde võtma. Ja kui mul oli siis minu depressiooni kõige madalam punkt, no siis ma nagu ainult sõin. Mul oli täiesti ükskõik kõigest asjadest, ma ainult sõin, aga ma olin ikkagi püsivalt aktiivne. 2019 aastal siis mul hakkas juba vaimsed veebrisega natuke parem. Siis mul oli juba see moment, et tavai, ma tahan natuke kaalust alla võtta, paremini toituda ja nii edasi. Siis mul oli ka üks suhe just läbi saanud. Hakkasin natukene rohkem toitumise peale mõtlema ja uuesti liigutama ja siis natukene läks ka kaalu alla niimoodi, et 110 pealt ma sain ikkagi 100 peale ja mul oli siis juba nagu palju parem. Ja siis ma juba sain oma endise elukaaslasega kokku. Kui me saime kokku, siis ilmselgelt, vaata mugavus tekib ja siuke, et kus näkid, käid, sööd, jood koos. Siis ma võtsin uuesti juurde ja ma jäin püsima niimoodi hästi pikalt siukse 105 peal ma olin. Seal nagu ma vahepeal tegin ka rohkem trenni, vahepeal sain jälle natuke rohkem alla, aga nagu mitte midagi otseselt nagu väga hästi ei toiminud. Läks aeda 2021, siis meil oli kaaslasega kaugsuhe. Ja ma hakkasin tegelema iseendaga ja ma siis tegelikult ausalt, et ma ei hakanud trenni tegema, aga ma hakkasin tegema asju nagu, et ma tunneks ennast hästi ja siis hakkas vähehaaval nagu minema niimoodi, et 110 pealt ta läks mulle, püsivalt oli siuke 103. Ma Tallinnasse kolisin peale lahkuminekut, siis ma hakkasin käima väga regulaarselt jõusaalis, tegelema toitumisega, mis mina arvasin sellel hetkel, et on õige toitumine. Aasta 2021 siis ka ma jätsin ka ära pillid, sest et ma sain aru, et midagi on väga valesti ja ma ei tahtnud enam pillide peal olla. Ja muide, siis hakkasid kõik asjad paremaks minema, igasugused terviseasjad, aga päevad tsükkel kui siuke oli täiesti full on kaootiline. Ja siis oligi see probleem, et ma tegin kõiki asju, toitusin ja kõike tegin õigesti peale seda ja mitte midagi ei toimunud. Ma nägin, et lihas kui siukest tekkis, aga rasva tekkis ka kogu aeg nagu juurde. Ja siis ma võtsin juba missiooniks. Factive shit, see ei saa olla nagu, et keha niimoodi reageerib. Midagi on valesti, ma teen kõike õigesti, aga kaal aina tõuseb ja ma ei saa üldse isusid kontrollida. Käisin naistearstide vahet erinevaid, ma otsisin, kes oleks hea arst, kes kuulaks mind, kes ei teeks maha mind kui sellist.
vaid reaalselt kuulaks ja üritaks ma aidata mul selle probleemiga toime tulla. Ja siis tuli pöörde moment. Ja mul pesus käidud. Mul ikka tekib aeg-ajalt mingite toitudega siuke obsessioni värk. Hetkeline obsession on mul siis avocado toast siis vedela keedemunaga. Täna on nii imeline, õues on kevad. Te lihtsalt näete, kui õnnelik ma olen. Ja kui te ütlete mulle tead, aga tihti tuleb lumi maha. Ei tule maha. Meil on nüüd kevad ja kevad jääb. Ja I'm a witch. Nii et teeme niisuguse mõnusa päeva, kus ma istu ka läpakas eriti. Ma alustan koristamist selle toa poole märtsi algusega väga tubli koristaja. Ma teengi õhtuti nii-öelda closing shifti, kus ma siis 10-15 minutit koristan enda asjad ära. Mu elu siis muutis kaalulangetusega see, kui ma sain oma PCOS-i diagnoos. Mu käest siis on väga palju küsitud, kuidas ma siis lõpuks sain polütsüstilise munasarja sündroomi diagnoosi. Mul see kahtlus oli kogu aeg olemas, et mul on see, kuna mul oli nii irregulaarne tsükkel, rasv koguneb enamasti keskosasse, siuke B-kujuline, siiamaani on B-kujuline siuke kõht. Mu tsükkel oligi nii kaootiline, et mul kord aastas võis olla päevad. Mul võisin veritseda järjest 6 kuud järjest. Tahaks usaldada arste ja nad teavad, mis sulle parim on. Aga ma sain aru, et need pillid tegid lihtsalt maailma kaootilisemaks. Hakkasingi siis käima ühe siis naiste arsti juurde. Temale siis me olime nagu mingid... Jah, igatahes sümptomaatiline diagnoos oli mul siis, et mul on PCOS 100% kindel. Ja PCOS siis mõjutab meie hormonaalset tasandit, igatepidi, testosterooni ja kõike sellist. PCOS on siis hormonaalne häire ja metaboolne häire samal ajal. Ehk siis enamus PCOS-i patsientidel on insuliiniresistentsus, mis siis ongi see, et keha toodab rohkem insuliini, kui ta peaks, mistõttu isud on hiiglaslikud, sul on väga-väga raske tegelikult ennast reguleerida, oma isusid reguleerida. Me oleme väga-väga tundlikud kortisolile ja siis, kui stressitase on natuke üleval, siis reaalselt kõht on nagu üleöö lihtsalt nagu mingi, ma nüüd olen ees ja ta on siuke nagu B-kujuline. Hästi keeruline on siis kaalu langetada, kuna insuliiniresistentsus on väga sarnane teist tüüpi diabeediga. Esialgu siis katsetasime koheselt seda ühte PCOS-ile insuliiniresistentsuse ühte ravimit, metformiini. Aga mul oli, kui ma ütlesingi, et mu kaal oli meeletult kõrge. Mul näidud, kehanäidud olid väga kehvad. Kolesterool, seal oli väga palju, mul oligi süda oli rasvunud, mul oli veresooned rasvunud. Ehk siis ta oli niimoodi piiri peal, et kas ma nüüd olen diabeedik või mul lihtsalt see insuliiniresistentsus. Metformiiniga me nägime, et sellel hetkel ei sobinud. Minu arst siis suunas mind endokrinoloogi juurde. Endokrinoloog on siis diabeediarst. Endokrinoloogiga siis me vaatasime mu diagnoosi üle, vaatasime mu toitumised ja asjad üle ja siis saime kinnitus seda, et mul on keha lihtsalt nii kontrolli alt väljunud, et lihtsalt ka õigesti toitumine praegusel hetkel ei tasakaalustanud minu veresuhkru. Mulle pandi siis peale ikkagi veresuhkru ehk siis diabeediravi. Üks PCOS-iga ei ole riiklikku rahastust sellele semaglutiidile, aga üle maailma tegelikult, väga paljudes kohtades üle maailma on juba semaglutiid pandud ka PCOS-i ravimina kirja. Eestis ta on paraku ainult siis diabeedikutele nii-öelda soodustusega. Järjepidevalt semaglutiidi peal 2 aastat siis saab varsti täis. Nüüd kõikidele heiteritele, kes ütlevad mingid, kui sa oled semaglutiidi peal, kui sa oled selle Ozempiku või selle peal, umbes siis you are cheating. Kullakene. Ei ole cheating. Mulle meeldib sihukest näidet tuua, et kui sul praegu, kui ma ütleks sulle diagnoosi, et ma olen diabeedik ja mul on diabeediravi peal, see ei pilgutaks silmagi, aga antud hetkel lihtsalt PCOS on sihuke, et umbes, et mis see pole midagi, aga on küll. PCOS on insuliiniresistentsus ja semaglutiid aitab ülihästi insuliiniresistentsusega. See nüüd ei tähenda seda, kui mul pandi semaglutiid peale, see ei tähendanud seda, et ma nüüd ei pea mitte midagi tegema ja kaal kukub. Jah, ta aitas mu isusid reguleerida, mis siis ongi insuliiniresistentsuse probleem, eks ole. See ei suuda oma isusid kontrollida ja veresuhkurt ka. Jah, ta tõmbas mul isusid alla, mis oli väga hea, aga ma pidin nagu jõhkralt hakkama toitumisega tegelema ja trenniga tegelema. Aga siis muidugi ilmselgelt, kuna ma käisin endokrinoloogi juures, siis nad andsid mulle ka täiustatud toitumise soovitused, ehk siis toituda nii nagu diabeedik. Ja ma jõuangi järgmise punkti juurde. Kõike, mida ma olen selleks teinud, et kaal alaneks. 2 väga põhilist asja, mida kõik te teate, on toitumine
ja trenn. Ja that's it. Need 2 asja on ainukesed asjad siin maailmas, mis toimivad. Ei, mitte ükski imeravim ei aita, ilmselgelt okei. Kui sa võtad Ozempikut ja sul ei lähe seda vaja, siis jah, ma tean, kaal kukub. 3 põhiasja kaalulangutuse osas. Kui sul on tervisel mingid asjad, saa teada, mis su kehal vaja on. Saa teada mingi diagnoos, kui sul on kehaga midagi valesti, et ta ei toimi õigesti, saa tervis korda kui selline. Teine asi, minu jaoks parim soovitus siin maailm, toitu nagu diabeedik. Niimoodi elustiili muutust, elumuutust kui siuke. Ma ei usu ühtegi dieeti, ma ei usu ühtegi mingit, see peaks olema karnivoor või vegan või mis iganes. Ma olen proovinud kõiki asju siin maailmas. Ainukene, mis on pikaaegsed ja stabiilsed tulemused, on diabeediku toitumine. See ei tähenda seda, et sa ei söö magusat üldse või midagi siukest. Tähendab seda, et sa oled tasakaalustatud toitumist, mis järjekorras sa midagi sööd ja mida sa sööd. Väga tähtis freaking asi siin maailmas. Hommikusöök. See, kuidas sa päeva alustad, reguleerib ära seda, milline su veresuhkru tase on terve päev. Meil kõigil on veresuhkur ja see, kuidas me sööme, spaigib või ei spaigi meie nagu tasemeid. Ja meil on väga tähtis, et hommikul sa ei spaigiks oma veresuhkurt lakke. Ma ei ole ekspert, see on minu isiklik kogemus. Ja ma ka alati ei ole ideaalne selles. Lihtsad reeglid on see, et sa sööd, sul on ikkagi 3 põhilist toidukorda ja ka vahepalad. Väga suur hea reegel on see, et sa mitte ükski toidukord ei alga magusa asjaga, isegi mitte puuviljaga. Halvim asi, mis hommikul teha, sa esimese asjana võtad mingi kohukes, sa spaigivad su veresuhkru lakke ja ta ei ole stabiilne. Jah, mingisugused magusamad nii-öelda siuksed tervislikud asjad ei viska seda nii lakke, aga kõik, mis on ikkagi nagu magus kui siuke, viib meile selle glükoosispaigi taevasse. Lihtne asi, mis minu meelest mis mulle aitas kõige rohkem nagu selgust teha, on see, et sul on taldriku reegel, sul on kõiki asju, sul on seal valku, sul on süsivesikut ja sul on värsket. Kõige lihtsam viis, kui mõelda, kuidas diabeedik toitub, võiks toituda, on see, et sa kõigepealt sööd ära kõik rohelised juurviljad ja siuksed värsked asjad. Ehk siis alustagi näiteks sealt võta kurki, võta tomatit, võta seda salatit. Söö see kõigepealt ära. Siis võta ette valk. Ja siis, kui su kõhus on veel ruumi, süsivesikuid peab sööma, sest et see on energia meile. Ja siis su süsivesikuid. Ehk siis see on nagu siuke nagu kõige... See on kõige safe'im viis tegelikult, kuidas hoida seda, et su glükoos ei spaigi. See nüüd ei tähenda seda, et sa ei või üldse mitte midagi nagu siukest segu süüa. Diabeedikutel ongi see tähtis, et sa sööksid regulaarselt, sa peaksid iga 4 tunni tagant midagi kõhtu ikkagi panema. Vahepalaks väga hea näiteks porgandid. Porgand on väga hea veresuhkru stabiliseerija. Siis lõunasöögiks on üks väga ideaalne asi, näiteks supp. Kehale väga meeldib see on väga soovituslik ja siis õhtusöök võiks siis ikkagi olla täisväärtuslikum samamoodi. Väga tähtis asi, seda teavad kõik juba, on valk. Ma ei räägi batoonikestest, ma ei räägi valgujookidest, ma räägin nagu puhas valk, mis meil on saadaval toidus. Võta muna, võta kana, võta liha, igasugust valku, mis teil ette juhtub. Mina olen väga suur kana ja muna fänn, kodujuustu fänn. Põhilised asjad toitumise osas. Toitun nagu diabeedik. Magus pole kunagi eraldi söögikord, never. Kui sa tahad magusat süüa, siis ta on alati peale toitu. Söö regulaarselt, valk on väga tähtis. Ja kui sa mõtled üldse, et nagu mida süüa, siis mida puhtam, mida vähem protsessitud toit, seda parem. Kõige parem on ikkagi kodus ise teha. Tehke meal prep'i, see päästab maailma. Jah, on võib-olla iga mitu päeva järjest sama asja süüa, aga tead, who cares? See oli siis toitumise osa, see on nagu siuke väga pikk asi, et ega ma ei ole perfektne, ma luban endale igasuguseid asju. Asi on tasakaalus, nad ütlevad siuke 80-20 reegel on väga ilus. 80% ajast sa toitud eeskujulikult ja tublisti ja nii nagu sa peaksid. Ja siis see 20% ajast on see, et sa lubad endale. Kui sa lähedki sõbrannaga välja, siis sa võtadki sealt mis iganes sa tahad. Aga sa tead, et enamus ajast sa käitud hästi ja sööd hästi. Ma loodan, et saite natuke klaarimaks selle mõtted, aga nüüd ma koristan. Ja siis teen ennast korda ja siis ma lähen jalutan Kristiine keskusesse. I've seen your face, there's a chance you're too late, 'cause I don't know your name. Across the ocean and
leidsin ka poest 3 paari alumisi osasid. See on ainuke kord, kus ma peale trenni on see, et miks ma trenni tulin. Nagu nii valus. Nagu nii valus. Mul veel ei ole olnud olukorda, kus ma lähen trenni ja ma kahetsen seda. Täna mul on kahetsus väga suur. Täna oli full on lollide vigastuste päev siis. Niimoodi, et mu üks jalg sai nii jõhkralt lolle vigastusi, 4 korda säärekondile ja siis üks väga tugev põlvelöök kuidagi sisesäärde, sisereide. Momentaalselt, see oli ikka jõhker valus on otse lihasesse niimoodi. Ja koheselt oli sinikas ja ta oli ikka meeletult valus see moment siis, kui see löök oli. Siis ma tegin mitu raundi veel sparri edasi ja ma ütlen, kurat, ma ei saa toetada selle jala peale, nii ulme valus on. Ja siis ma tegin mingid 2 viimast raundi, mis ma tegin. Ma olingi nagu, ma ei suutnud keskenduda, mul oli nii fucking valus. Tegin need ära ja läksin istusin ja mul ei ole veel, ma olen saanud tugevaid lööke, mul on olnud väga vastikuid vigastusi. Mul pole nii valus kunagi olnud, et mind ajab nutma. Nii ma olingi seal lihtsalt, nagu mul on nii valus, lihtsalt ajab nutma, ma ei saa astuda. Tere hommikust, on laupäev. Päeva nagu plaanid tegelikult on nüüd täiesti teised. Vähemalt hommikused. Pidi minema täna hommikul siis Sauele. Meil pidi olema siuke nii-öelda külalistreeneriga seminartrenn kui siuke. Aga kuna siis juhtuski eile trennis nii, et ma sain nüüd lõppkokkuvõttes siis mõlemale jalale liiga, siis ma ei lähe toetuda eriti hästi, ühele jalale eriti. Eile oli teine jalg hullem ja nüüd on hommiku lõpuks teine jalg. Mõtlesingi, ma teen siis teile pisikese hauli. Ma tellisin umbes siis üle 2 nädala tagasi Ideal of Swedenist uue telefoni ümbrise ja siis ka siis selle Octobody või mis iganes ta nimiga ei ole. Telefoni ümbris on siis see Tortoise. Ehk siis see süke läbipaistev nende Ideal of Swedeni, siis selle millega saab panna igale poole kinni telefoni. Ja see on MagSafe, et ei ole see telefoni küljes olev osa, ei ole siis selle imminappadega. Panin ümbris ümber. See on väga cute. Ja räige fail on see, et see case ei ole MagSafe. Ma väga õnnetu. See case on MagSafe ilusti, ta jääb ilusti siia külge. Nii et ma lähen kuhugi ostma mingit kuut ümbrist, aga see on cute. Ma ei tea, miks nad ei tee kõik, et kõik case'id on MagSafe. Vastan siis küsimustele, mis Instagrami kaudu tuli. Et mis oli see viimane viis või see asi, miks ma otsusin ennast käsile võtta ja kas ma olen varem ka proovinud. Mul lihtsalt oli nii ebamugav kogu aeg. Kogu aeg olin haige. Ma olin nagu mingi 2 korda kuus mingistes viirustes, asjades. Piisk oli see siis, kui sa lähed ükskõik mis poodi ja kõige suuremad suurused ei lähe sulle selga. Et siis ma olin küll nagu mingi fuck this shit nagu, et mul on vaja saada teada, mis värk sellega on mu tervisega, et miks mul ei lähe kaalust alla. Pidigi minema plusssuuruse poodi ja siis mul lihtsalt viskas vaata kopa ette. Aga kas ma olin ka varem proovinud? Jah, eile ka mainisin, et oligi see, et ma olin ikkagi mitmeid kordi justkui ennast rohkem nii-öelda käsile võtnud. Jah, natukene kaal ikkagi vahepeal läks niimoodi ja läks paremaks. Tagantjärgi ma saan öelda, et ma ei teinud asju õigesti. Ehk siis jah, olin tõesti olen mitmeid kordi nii-öelda ennast käsile võtnud. Ja viimane piisk oligi see, et ma ei tundnud ennast hästi ja teine oli see, et riideid ei olnud. Nagu olen varem ka maininud, siis ma ei häbene oma keha. Jah, siin on, ma veel tahan oma kõhuga tegeleda selles osas, et mul on hetkel väga kortisooli kõht, mul on väga stressitase kõrge olnud ja see PCOS-i puhul ongi see, et kortisooli tundlik, mis tõttu ütleme see koht, mis hoiab rasva ja kõike kinni on minu kõht. Siin oli ka küsimus, et kas nahk tuli ilusti nii-öelda järgi ja tubli töö, respekt, aitäh. Jah, selles mõttes mul ei ole lõtva nahka kui sellist. Mingil määral natuke ikka on, kõige rohkem ma ütleks on nagu see piirkond. Ma ei häbene oma keha üldse. Ainukesed kohad, mis siis näeb, on siis alakõht ikkagi. Kuna ma olin ikkagi, kaal ikkagi kõikus, siit on näha, mul on venitusarme hästi palju, mis tõttu ilmselgelt siis on ka nahka.
ehk siis ta ei ole vaata nagu selles mõttes nii suur, et kui siit kõhust veel rasva läheks ära, siis ilmselt natukene rohkem on, aga teate, peaaegu olematu. Peaaegu olematu on see nii-öelda lõtvanahk. Lõtvanahka on ka paraku rindades. Seda on nagu, ma ei hakka seda ilmselgelt nüüd näitama, sest et noh, they are boobs. Jah, rindadel on nahka palju. Ma olen tänulik ja mulle meeldib väga väiksed tissid, aga nüüd on nad nagu vale kujuga ja ka sees tühjad ja siis hästi palju nahka. Ehk siis ma ei taha täita neid kui nii, aga ma tahan teha kunagi ikkagi selles mõttes tõstmisoperatsiooni, millega siis eemaldatakse, eks ole, nahka. Tõstetakse neid ja nibu tõstetakse ülesse poole. Ma armastan oma keha täpselt sellisena, nagu ta on, aga vot see on üks asi, mis ma tunnen, et lisaks mulle enesekindlust, et need oleksid mõnusad pisikesed ikkagi. Aga seda lõtva nahka ma võib-olla kunagi ikkagi lasen eemaldada. Mööda vaata ja uhkelt ina pisti. Enamus ajas siiamaani tegelikult. Appikene, kui mõnus õues on mingi siuke 17 kraadi või. Ainult tuul oli suht räige. Mingites kohtades oli siuksed tuulekorid olid, et it was rough. Nüüd on siis eesmärk teha ennast nagu korda. Ja suht varakult ikkagi lähen liigile. Siin praegu, mis selga panna. Ma tahaks seda seerikut panna. Aga see bluus vist ei ole vibe. Ta vist ei ole vibe. Täälate, te ei saa mulle vastata. Mulle tundub, et see on vibe. Selles mõttes ma panen bluusi ilusamad selga. Mulle meeldib. Ma arvan, ma mustad sukapüksid. Ma loodan, et mul on. Ma arvan, et niimoodi. Jalatsite puhul ma ei tea. Ma vist pean siis oma katkised saapad panema. Vastan nüüd viimasele 2 küsimusele, et kuidas ma kaalu kaotasin, kuidas toitusid, kuidas moti hoida. Vastasin juba 2 küsimusele tegelikult ära, et ainuke asi, millest ma rääkinud veel ei ole, on siis spordiosa. Ma hakkasin kõige rohkem tulemusi nägema siis, kui ma hakkasin jooksmas käima. Kõige rohkem tulemusi hakkasime nägema siis, kui ma hakkasin boksitrennis käima. Ehk siis minu soovitus trenni osas on see, et leida endale spordiala, mis sulle meeldib, nagu mis kõnetab sind ja mis oleks niimoodi, et sul ta oleks aeroobne kui ka nii-öelda lihast kasvatav. Mina alustasin jooksmisega, siis liikusin boksini, mis siis on nii-öelda lihas ja aeroobne ja nüüd siis on, eks ole, tai-boksis, mis on nagu ka absoluutselt nagu kõik edasi koos. Aga jooksu teema siiamaani. Nii et see on minu soovitus nii-öelda spordi osas. Motivatsiooni osas. Motivatsioon on väga tore sõber, kui ta on sinuga koos. Aga sa pead õppima elama eluga nii, et su motivatsioon justkui ei ole sinuga kogu aeg igapäevaselt kaasas. Sa peadki mõtlema seda, et tegelikult motivatsioon ei vii meid edasi, vaid distsipliin. Mis tõttu ma saangi öelda seda, mitte ükski inimene ei ole motiveeritud hommikuti hambaid pesema. Ükskõik mis asju, mida sa teed igapäevaselt, mis on osa sinu rutiinist, kas sa oled väga motiveeritud neid tegema? Minu meelest enamus inimesed ei ole, vaid see ongi see suke nii-öelda kohustus, osa sinu rutiinist. Ilmselgelt on lihtsam alustada siis, kui sul on motivatsioon kõrge. Jah, sa võid osta endale valmis mingid spordiriided ja asjad, mis on nagu alguses võib-olla panevad käima siin, aga sa pead tegema selle sportimise ja toitumise endale nii-öelda non-negotiable asjaks. Sa ei annagi endale võimalust mitte neid asju teha. See ongi osa sinu päevast. Nagu su päeva osa on hammaste pesemine, vetsus käimine, tööle minemine ja nii edasi. Minu näiteks aitas alguses jõusaaliga see, et mul oli alati spordikott kaasas. Ja ma tegin oma marsruute niimoodi, et mul ei olnud nagu et ma lihtsalt, see poole tee peale ma nagu ma lähen lihtsalt. Ja ma tegingi alguses endale sihiks niimoodi, et nädalas, ma ei tea, vaatame 4 korda käin jooksma. Sa lihtsalt ei tekita enda graafikuski seda võimalust, et kui ma selle ära jätan nii-öelda, siis ma saaks neid teisi asju teha. No. See on sama tähtis asi nagu tööl käimine. Ei tasu lootma jääda motivatsioonile kui sellisele. Kõige viimane küsimus siis, kas kasutasid kaalulangetuseks ka mingid protseduure, näiteks nagu LPG või midagi sellist? Ei, protseduure ei kasutanud ja ma ausalt öeldes, ma ei ole nende poolt kui niimoodi. Ma ei ole nende vastu ka, inimesed tehke, mis te soovite. Aga ma võin seda kasutada siis, kui ma tahan võib-olla mingit ekstra umfi, aga selles mõttes ma pigem olen selle poolt, et kaalulangetus, fit olemine,
tervislik kehakaal, see kõik peaks olema elustiilist ja toitumisest. Et ma võin mingeid lisaasju teha, mis aitavad mul kaasa, aga ma ise isiklikult ei arva, et see oleks nagu way to go selles mõttes. Või võib kasutada absoluutselt, miks mitte. Aga tõesti, ma ei kasutanud mitte midagi muud sellist. Kahjuks ma pean ütlema teile ka seda ikkagi, et paraku siin Eestis eriti või üldse siin maailmas, ma tean, et perearstid ja arstid väga tihti võib-olla ei taha diagnoose panna. Tasubki mõistusega kõiki asju ka võtta, et kõik asjad meil siin maailmas ei ole ka nii-öelda diagnoosi vajavad, aga ma ütlen nii, et kui sa saad ikkagi aru, et su kehal on midagi valesti, ärge jätke jonni. Ikkagi nagu selles mõttes kasutage mõistust ka, et umbes alati ei olegi meil midagi ka viga. Ikkagi saab pikas perspektiivis aru, et midagi on valesti. Siis käige eriarstide juures, käige tasuliste arstide juures, kui te tunnete ikkagi, et midagi on valesti. Aga ma nüüd lõpetan oma sättimist siin ja siis ma lähen The League'ile, boksivõistlustele. Vaatamas, kuidas inimesed võistlevad boksimelus inimestega koos aega veeta. Cannot wait, very exciting. Nii, final outfit. Ehk siis mitte midagi erilist, aga mulle meeldib, kui ma juhuslikult mingi klippe ei pane, ma arvan, et ma panen, siis aitäh, et te vaatasite. Ma loodan, et mu see kaalulangetuse teema oli teie jaoks põnev. Jälgige mind igal pool siis, et Piia Tammeni, pange sellele kanalile subscribe ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau! For the purposes of getting